tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna hakkame me taas kord koos süüa tegema. Seekord võtame jälle ette TikToki retseptid, vaatame, kas nad toimivad või ei toimi ja spetsialiseerume selles videos vegan retseptidele. Ma olen sellest nii-öelda taimsest toitumise maailmas tegelikult ise üli paelutud. Ma jumala tihti teen ise näiteks väljas süües taimseid valikuid, sest mulle lihtsalt tundub, et kuidagi menüüdes need taimsed toidud tulevad palju rohkem esile kui tavalised toidud. Ma ei tea, kas sinna nagu pannakse natuke rohkem mõtteainet sisse või kuidas iganes, aga igatahes mulle nad meeldivad ja enda igapäevasesse toidulauda natukene taimset juurde lisada on ju ainult meile kasulik. Nii et meil on täna siin 3 üsnagi huvitavat asja käsil ja põhimõtteliselt võib öelda, et meil on nagu eelroog, pearoog, magustoit. Me alustamegi kohe esimese asjaga ja selleks on vegan peekon. Ja nagu ikka, vaatame kõigepealt ära video, kuidas seda tehakse. Vegan crispy bacon. Let's make some. In a bowl, pour 5 tablespoons of soy sauce, 3 tablespoons of olive oil, 3 tablespoons of nutritional yeast, 1 tablespoon of garlic powder, 1 tablespoon of barbecue sauce, 1.5 tablespoons of maple syrup, a tablespoon of A1 sauce, half a teaspoon of paprika, a teaspoon of salt, and some pepper. Mix all the ingredients. We're also gonna need rice paper, some fresh water so we can soak the rice paper before using it, some parchment paper or a silicone baking mat like this one. Okay, so grab 1 rice paper and soak it in the water for around 5 seconds, not more, otherwise it's not gonna be firm anymore. And with some scissors, cut it into 6 strips. It's going to look like this. And now we dip in all the strips in the sauce and take off all the excess. We place all the strips on the baking mat and bake at 400 degrees Fahrenheit for 10 minutes. It could be a little bit more or less depending on your oven, but just keep an eye on it. Let them cool down and that's it. Alustamegi siis kohe selle maitseaine segu tegemisest. Siia oleks üsna palju asju ja esimesena paneme siia kohe 5 lusikat sojakastet, 3 lusikat õli, 3 lusikatäit maitsepärmi, 1 lusikas küüslauapulbrit, 1 lusikas barbecue kastet ja 1,5 lusikat ahtrasiirupit. Ja siis kõige lõppu veel paprikapulbrit, soola ja pipart. Järgmise sammuna läheb meil vaja riisipaberit. Selle me paneme umbes 5 sekundiks vette. Kohe peale seda on vaja ta lõigata sükesteks nagu viilakateks, millest siis tulebki meie peekon. Ahi on mul juba 200 kraadi peale sooja pandud. Proovimegi siis õrnalt selle maitseseguga üle pintseldada, ahju plaadile panna ja 10 minutiks siis 200 kraadi juurde ahju. Ma pean 2 minutit ahju sõlmud ja vaadake, krõbisevad täpselt nagu peekon. Okei, see valmistamine käis väga kiirelt, sest juba 5 minuti pealt ma pidin nad ahjust välja võtma, sest nad hakkasid kõrbema minema ja kõikides nendes riisipaberi peekoni retseptides oligi öeldud, et väga hoolikalt peab jälgima ahju, sest nad lähevad hästi kiiresti kõrbema, sest riisipaber on ju imeõhuke. Aga vaata seda. Nagu ära tule mulle ütlema, et see ei näe välja nagu peekon. Lõhnab hästi. Proovime siis. Ma ei ole üliammu tegelikult ise peekonit söönud. Mul ei ole võib-olla kõige parem refereerida seda peekonile, aga see ei ole üldse nagu kaugel sellest. See on nagu väga hea snäkk. Soovitan proovida. Liigume edasi meie pearaa juurde, milleks on trummipõrin vegan kana. Ja selle valmistamisega ma tegelikult alustasin juba eile, sest see tahab üleöö külmkapis olla, et teda siis hiljem edasi töödelda. Nii et vaatame kõigepealt, kuidas see valmistamisprotsess välja näeb. Okay, I'm finally sharing my shreddable vegan chicken with you. It's definitely more than 2 ingredients, but I think you're gonna find it's totally worth the effort. First, we're gonna start with the liquid portion of our dough. Tofu and chickpeas are gonna kind of give it more of like a bite and chew than just wheat gluten alone. We're gonna blend this until it's a nice, smooth, pourable consistency. Next, we're gonna add our dry ingredients and the olive oil that we forgot about, and you can mix this with the wooden spoon or with your mixer until it looks like this, and then you can knead it with your mixer or by hand until it looks like this.
Let it rest for about 30 minutes and then cut it into more manageable pieces. And then here's my secret. You are going to stretch this out and roll it like the tightest cinnamon rolls you have ever rolled in your life. This technique is going to give us those shreddy layers that we're looking for. Tie these in a nice little knot and then simmer them, don't boil them, for about an hour in some veggie broth. Take them out, refrigerate them overnight, and then the next day shred them up and use them however you'd like. See nägi ju seal videos tegelikult jumala hea välja. Ta nägi välja nagu päris kana. Nii et hakkame siis seda valmistama. Tofu segame kokku ühe purgi kikerhernestega. Lisame sinna 2 kappi ehk umbes 500 milliliitrit vegan või siis juurvilja puljongit. Minu saumikser selle tööga hakkama ei saanud, seega paneme selle kõik hoopis blenderisse ja valmiski üsna ilus segu. Siia segule hakkame lisama siis kuivaineid ja me alustame 500 milliliitrist jahust, umbes 60 milliliitrit maitsepärmi, küüslagupulbrit, sibulapulbrit, 2 lusikatäit oliiviõli. Kuna see segu jäi mul ikkagi üsna vedel, siis ma lisasin siia lõppkokkuvõttes palju rohkem jahu, kui retseptis oli ette nähtud, et mul üldse oleks võimalik teda kuidagi vormida. Ja nüüd tunniks ajaks puljongisse podisema. Meie vegan kana on nüüd olnud üleöö külmkapis ja kuna ma pidin retseptile lisama päris korralikult jahu, et see pull seal kuidagi koos püsiks, siis ma olen üsna kindel, et see ei tulnud meil õigesti välja. Ta näeb välja mitte just kõige kaunim. Ta on nagu mingi klimbisupi suur klimp lihtsalt, reaalselt. Ja kui ma teda nüüd siin niimoodi shreddima hakkan, või nagu lahti murdma, nagu tema seda tegi, siis ta näeb välja nagu tavaline mingi tainas, aga kuna tal seal ikkagi esikaadris oli see kana nagu kuidagi küpsetatud või praetud, siis ma arvan, et ma üritan siit mingid väiksed tükid võtta ja ka seda praadida ja siis me maitseme seda, sest et seda ma ei taha väga maitsta praegu. Tuleb tõdeda, et praadides näeb ta tõesti palju parem välja. Ta näeb nagu pelmeen, sest see pelmeeni taigen on ju ka põhimõtteliselt üks siuke paras jahu plönn. Nii et proovime siis meie vegan kana. 0 sarnasust kanale, aga not bad. Ta on nagu siuke küpsetatud makaron või sai või pelmeen või selline nagu jahu kogum. Et kuna sinna läks sellist seda jahu kikerhernest tofut, siukest nagu taita materjali päris palju, et siis ta lõppkokkuvõttes ongi siuke mõnus soolane apsuke. Aga ilmselgelt ma tegin ise seda retsepti ju ka valesti, et ega ma ei saagi siis siit oodata seda kana tekstuuri ja nii palju, kui ma TikTokis olen kommentaaridest lugenud igasuguste need erinevate kana retseptide alt, siis pidigi olema väga haruldane, et seda esimese korraga nagu õigesti teha. Ja muidugi ma valisin katsetamiseks ka kõige keerulisema retsepti, mis seal oli, et üldiselt on see retsept lihtsalt selline, et sul ongi umbes vesi, jahu, õli ja siis sa kogu oma seda tainast pesed veega läbi, kuni see gluteen kõik sealt välja läheb ja siis tekib selline nagu mass, ehk siis tegelikult on selle nimi seitan. Aga paraku see retsept ei õnnestu. Ja ongi aeg liikuda meie 3. retsepti juurde, ehk et käes on magustoidu aeg ja ma olen lihtsalt ülielevil, sest meie magustoiduks on seekord pähklijäätis. Ja see tundub mega hea ja selle naise lehel, kelle TikTokist ma selle jäätise retsepti võtsin, on tegelikult üli palju põnevaid retsepte ja ka neid jäätise retsepte igasuguste erinevate koostisainetega, nii et kui see nüüd tuleb meil välja, siis ma kindlasti proovin sealt tema retseptidest midagi veel teha, aga ilma pikema jututa vaatame selle retsepti koos üle. Alright guys, you don't need an ice cream maker for this one. Start the same way with 1 cup of cashews, hot water, let it soak a few hours.
Drain, then add the cashews to your blender with a cup of fresh water, a 1/4 cup maple syrup, some vanilla, and a little sea salt if you want. Blend until it's super smooth and creamy and add that to your ice cube tray. We're going to freeze these up and just save a little bit of that liquid, and we're going to use that to blend. Scrape down the sides of the machine as you need and blend until smooth and creamy. Alustamegi siis sellest, et 250 milliliitrit kasvupähkleid paneme kuuma veega mõneks tunniks seisma. Kui nad on pehmenenud, paneme nad blenderisse, lisame sinna 250 milliliitrit vett, 60 milliliitrit vahtrasiirupit, vanilli ja meresoola. Meie külmunud segu on nüüd üleöö olnud sügavkülmas. Pean kuidagi siia blenderisse saama. Ja nagu ta seal ütles, siis osa sellest segust, mis me valmistasime külmutamise jaoks, tuleb siis siia kubikute juurde valada. Blenderdamine ei tulnud blenderile küll väga kergelt, aga lõpuks saime sellega siiski ühiselt hakkama. Ja jäätis näeb meil siis välja selline. Näeb kusjuures välja nagu täiesti tavaline jäätis, võib-olla nagu natukene sulanud versioon tavalisest jäätisest. Aga proovime siis. Omg. See on kõige parem jäätis, mis ma kunagi söönud olen. Nagu mida asja lihtsalt reaalselt 100% soovitan proovida. Ja need kasvupähklid, millest me neid tegime, ei ole kindlasti mu lemmikute pähklite seas. Et ma üldiselt neid tavaliselt poest ei ostaks, aga holy crap, kui hea see on jäätises. Ja sellise väga positiivse noodiga saamegi meie tänase video siis kokku tõmmata. Ma loodan, et see oli teie jaoks põnev ja kui midagi järgi katsetate, jätke mulle kindlasti siia alla kommentaaridesse märge, et kuidas teil selle katsetamisega läks. Minul, nagu te nägite, täna oli süke suhteliselt 50-60, aga lõpptulemus oli ikkagi ülihea. Tänaseks ongi minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!